tere hommikust. Täna sõidan üksi ja lähen Tartusse. Praegu on varahommik ja olen siin Jüri ringil ummikus parajasti. Väga hull ei ole, aga mingisugune kilomeeter on järjekorda. Aga jah, sõidan mööda suurt teed, mitte mööda otseteid, sest et tegelikult on täna tööpäev ja on vaja hommikul vara sinna Tartusse kohale jõuda, et saaks päeval tööd teha, sest mu auto saab kaitsekile endale. Mitte, et mul need vähe oleks peale, aga pannakse esiklaasile siis mingisugune spets kaitsekile peale, mis peaks siis kivide ees kaitsma, et ma olen siin esiklaasi paar korda vahetanud ja eelmisest videost nägite ka, et mul oli suur mõraklaasis, et see sai nüüd korda, nüüd on uus klaas ees ja nüüd uuele klaasile pannakse mingisugune äge kile peale. Et ega me ise sellest väga palju ei tea, aga kui kohale jõuame, siis saab kindlasti rohkem teada. Mis nüüd paremaks läheb? Mis paremaks läheb on see, et esiklaas saab nüüd kivikaitsekile endale, mis tähendab seda, et kivid, mis liiguvad sinu esiklaasi suunas kuni kiirusel 240 km tunnis, tekitab siukse pisikesed, et telliskivid ei püüa, aga pisikese kivid ta tekitab siukse batuudi efekti, et ta põrgatab lihtsalt selle kivi minema. Võib jätta küll kilesse märgi, samamoodi võib siis klaasi peale tekkida lihtsalt see liimijälg, aga klaasini see nii-öelda jõud ei jõua. Et üldjuhul, kui ma sain nädalaga tagasi uue klaasi ja mul on juba 7 väikest täket peal, siis nüüd ei tohiks midagi hullu juhtuda enam. Jah, selles võttes nüüd sa saad südamerahus sõita. Senikaua, kuni ükski telliskivi sinu poole ei tule, peab olema just kõik korras. 240 km tunnis? Jah. Okei. Aga minu jaoks oli ületus tegelikult, et Eestis üldse üks asju tehakse, et kui ma olin juba 3. klaasi juures, siis ma hakkasin uurima internetist. Ameerikas ma leidsin foorumis küll hästi palju neid tegijaid, aga Eestis Google andis ainult teie mulle tulemused. Kaua te teete sellist asja? See ongi nüüd nii, et STEC oli tegelikult üldse maailmas esimene, kes tuli välja esiklaasi kaitsekilega. Nüüd hakatakse järk-järgult seda järgi tegema, küll aga STEC on teistest siuke 3-4 aastat ees oma läbipaistvuse, selguse ja kõige selle poolest, et kindlasti nüüd mingi hetk hakkab Eestisse tulema ka teiste tootjate poolt neid. Meie siin Eestis oleme tegutsenud nüüd natuke üle aasta, oleme toonud STEC-i maale, üritame siis inimestele silme ette tuua, mis on premium-asi ja kuidas on õige auto eest siis hoolt kanda. Aga selles mõttes, et on see ikka legaalne? Jah, see on täiesti legaalne. Sa võid enda esiklaasile seda panna, lihtsalt kuna meie esiklaasi kaitsekiledel ei ole tooni, siis sellega ei ole probleemi, et esiklaasi läbinähtavus peab olema vähemalt 75%. Okei. Tekib küsimus, miks seda nagu tootjad juba ei tee? Klaasitootjad ma mõtlen. On hea küsimus. Ma ei oskagi sulle vastata. Telefonidel meil on kõigil ju mingid ekraani kaitse. Ei, me olemegi selles suhtes teatud inimestele öelnud, et sa ostad endale tutika telefoni, sa paned esimese asjana sinna kaitsekile peale. Aga miks autode puhul seda ei tehta? Me püüame teadlikkust tõsta selles suhtes, et aina populaarsemaks nüüd muutub, et auto esiosasid kiletatakse siis värvikaitsekilega, siis järgmine samm on siis terve auto kiletamine ja oleneb siis autodest, esiklaasidest kiletatakse ka siis esiklaase, et näiteks selle sama auto puhul väga sirge klaas, väga ohtlik just kividele, et siin on väga mõistlik jah, see esiklaasi kaitsekilega peale panna. Ei, see on nõus jah, seal USA-s tegelikult on Wrangleritel sama probleem, kõikidel samamoodi sirge klaas ja kogu aeg vahetavad neid. Kes 3-aastase, kes mitte. Kusjuures selle nädala jooksul ma ei ole mitte kuskil käinud, ma olen sõitnud lihtsalt mööda asfalti. Ja ma ei tea, kus need 7 täket tekkisid. Mina võib-olla ühte klõpsu kuulsin ja siis ma vaatasin, et ma nagu ei näinud midagi, aga 7 tükki on ikkagi päris palju, aga tegelikult selle juurde tagasi, et jah, telefonile, klaasile see kile panemine on nagu elementaarne, aga auto puhul mina poolt ka varem sellele mõelnud, et mul on ka auto üleni ära kleebitud igalt poolt, et kaitsta just selle oksapesu vastu metsadega, klaasi peale, ma ei tea, ei osanud mõelda selle peale tegelikult. Ei no, ilmselt asi ongi selles, et kui sa telefoni ostad, iga inimene teab, et on olemas siuke asi nagu kaitseklaas.
või kaitsekile, mis sa saad ekraanile panna. No seda muidugi, jah. Aga sa rääkisid esiosad tulesid ja neid asju ka saab kaitsta või? Jah, täpselt. Meil on valikus siuke kile nagu on Dynashield, millega kiletatakse nii terveid autosid kui ka seest iluliiste ekraani ja kõike siukest ja samamoodi tulesid. Kuna tal on siuke sõbralikum liim, siis ei ole ohtu selles osas, et kui sa kunagi selle kile maha võtad, et ta tõmbab laki või mingi siukse asja endaga kaasa. Et paljude tootjatega on see oht, et kui sa paned selle peale, siis sa pead olema täiesti veendunud, et sul ei ole ühtegi värvitäket ega mitte midagi all. Nii, aga neid kilesid on ka erinevad, sa rääkisid mingid UV kilest, mis ka peaks teile kohe jõudma? Jah, täpselt nii nagu on meil tavalisi toonkilesid pakkuda, on siis esiklaasi kaitsekilel 2 varianti. Üks on sul tavaline kaitsekile, nagu on praegu siia, paneme peale, ja teine on siis kaitsekile, mis blokeerib ära nii UV kui ka ei lase siis päikesesoojusel su autosse nii suurel võimsusel tungida. Et jah, selle päikesekaitsekilega on see, et sul endal on autos palju mugavam olla. Teiseks, sul on justkui 2 ühes, sa kaitsed enda esiklaasi, pluss sa siis ei pea seda esiklaasi justkui toonima. Et paljudel inimestel ongi ka arusaam, et kui sa soovid enda autosse kuumust mitte lasta, siis sul peab olema siuke must või tume kile. Aga see ei ole tegelikult nii, et kalibreerin ta kähku paika. Põhimõtteliselt see on mingi radiatsiooniandur või? Sellega saab mõõta päiksepaneelide tootlikkust. Võib-olla saab ka nii. Meie vaatame lihtsalt seda. Radiatsiooniandur või? Nii. Siin on nüüd siis, kui sa jälgid seda alumist numbrit, siis see näitab siis 0 punkti. Ja ma panen siia ühe teise tootja 70 tooni, see püüab kinni siis 20% läbi tulevast soojusest. Nüüd, kui me võtame Steki Next Plus seeria, siis see püüab kinni 95 läbi tulevast soojusenergiast. Põhimõtteliselt kõik? Justkui, jah. See aparaat, see aparaat mõõdab seda, kui palju footoneid kuhugi langeb. Nii et lugupeetud päiksepargi omanikud, kui on miinuselekter ja te ei taha elektrit niimoodi ära anda, et peate peale maksma, siis saab Steki kile nendele paneelidele peale tõmmata ja nad enam ei tooda midagi. Vähemalt 95% toodavad vähem. Et siukene väike lisaboonus ka asja juures. Ei, tegelikult on väga lahe, kui siin käega katsuda ka, siis on tunda sooja ja ei ole tunda sooja. See on ikka päris kuum, see teise tootja 70%. Siit on aimatav, et on soe. Siin on teise tootja 70, siis on meie 70 ja meil on ka nüüd sellist odavama klassi kilet, et kui sa paned siia, see on nüüd Steki kile, kõige odavamast seeriast meil, siit sa tunned samuti siis soojust. Nüüd, nagu kui sa võtad meie kallima klassi kile ja siia paned, siis samamoodi, see püüab praktiliselt kõik kinni sul. No see on näha, jah, siin on numbrid on 95 prossa praegu. Võtab ära versus see teine oli siin, see. Ja. Et see on praktiliselt kõige levinum toode Eesti turul, olgu see Stek või mingi teine tootja. Pannakse selline tume toon auto peale, loodetakse, et päike enam autosse ei tule, aga reaalsuses, mis need numbrid tegelikult on täiesti teised. Ehk siis tuleb teada, mida endale hankida. Tuleb küsida spetsialisti käest. See on küll päris äge. Ma ei olnud siukest kogemust varem olnudki. Äge. Nüüd teeme loomkatse. Vaatame, kas töötab kile või ei tööta. Aga mitte auto peal, vaid siin. Katse selle peal. Nii, lihtsalt vajutin, jah? Jah. Võtad kaugemale, jah? See on lihtsalt nii-öelda märge, mis ei kile peale, kus siis ta tekitas batuudi efekti. Kui nüüd siit kile lahti võtta, sa võid siia nurka lasta korra, saame selle kile siit lahti võtta. Võtke natuke kaugemale, viie poole. Nii, nüüd kui me siit kile lahti võtame, siis on tegelikult näha, et klaasini ise mitte midagi ei jõudnud. Võib olla pisike arv. See on
liimi nii-öelda jälg, mis sinna jääb siis. Noh, siin oli igatahes see täke. Aga selles suhtes klaasini ise midagi ei jõudnud. Päris lahe. Päris lahe värk. Võt, siuke luu ongi. Nüüd ma võin rekka taga sõita, mis veab killustikku ja mitte midagi ei juhtu. Võt, aga nüüd ei ole midagi, kui natuke veel oodata, et see kile seal klaasi peal kivistub ja paika jooksub ja siis mäkkades näeme, ehk siis kohe nüüd varsti. Nii, tere hommikust. Valmis seiklema põhimõtteliselt. Oleme nüüd siin karjäärinõlval ja varsti läheb siis ralliks. Ma proovin, kas mul kiiver ka vähe läheb. Autos üldse mahun sellega ära. Kus see alati käib? Täitsa mahub. Nüüd ma olen nagu kosmonaut. Nii, tähelepanu. Käivitame boosterid. Stardiks valmis. Võt. Nii lihtne ongi. Ja isegi laes ja veel veidikene ruumi. Aga nüüd tuleb tehniline briefing ja kontroll ja siis saab mingid numbrid külge ja siis ootan oma järjekorda. Mina olen suuremate klassis 9 stardin. Vot. Enne meid on siis väiksemate ratastega autod. Ma ei tea, palju neid on, aga natukene on. Vot. Ja siis tähtis ei ole mitte võit, vaid osavõtt ja vaatan siis, proovin, kuidas ma siin hakkama saan. Ma pean mingeid lahtisid asju siit veel ära koristama, siis neid ei tohi olla. Muidu need lendavad kuhugi, ei tea kuhu. Ja siis on halb. Vot. Nii, aga olgu, ma nüüd natukene pakin ja lasen refi rõhu kuhugi ühe kanti ka, et siis on hea ronida. See on pehmem endal ka. Nii, siin me nüüd oleme. Minu rallisõit on valmis. Tehniline kontroll tehti just ära. Sain kollase kleepsu autole külge, et kõik on hästi. Rattad on all ja akud on kinni ja lendavad asja autos ei ole. Ja siis siia konksu külge sain väikse teibi ka, et reegel on siis see, et kui sealt mäest üles lähed ja jõuad nendest lippudest kõrgemale, siis enam tagurpidi alla ei tohi tulla, siis pead pidurit peale panema ja ootama, kui ülevalt siis nööriga sind üles tõmmatakse. Et ja siis selle jaoks, et teada, kuhu konks panna üles tõmbamiseks, siis on need punased teibid. Vot, ega nii liht ongi, et natuke meil aega, siis siin on rivi väiksema rattaklassiga autosid, kes siis lähevad esimesena püreajale ja siis siin poole ääres on rivi suurema rattaklassiga autosid, kes lähevad siis nende järgrajale ja mina olen siis suurtest 9. 50 hakkavad numbrid, mina olen 58, ehk siis järjekorras 9. Katrin Kingi. Ainuke naise üstava. No ma ei, minust ei olnud ainuke. No veel. Õige aplausiga võetakse kõik tagasi, et tulid nii-öelda võidukast esimese ringi lõpuni. Nagu näha on suusaboksis suusad kaasas igaks juhuks. Ilm selge, ilm võib muutuda Eestis. Koma 66 oli, aga see tuleb väga nobedalt, väga nobedalt. 5,00. Hoppa! 5 sekundit pääst ülesse. Selle fleksirajal võiks olla jah, et tuleb pesukaus koos veega näiteks on kõrvaliste peal. Sest pärast põõdatakse palju vett sisse jäi, kui sa selle raja läbi sõidad. See oleks nagu mingi verstapost. Jõuliselt 6,08.
päris hea vaade on siit, aga tuli üles nii niuhti. Kogemata läks 5 käik sisse vahepeal, õnneks on teine katse veel. Nii et siis äkki saab paremini kontrollida, et ei rapsi liiga palju. Aga muidu väga äge. Läheb ära! Vaatis kelmikad nägu tal peadel, on ju? No nii, hüppe võetud rahulikult ja nüüd kas see väike pisike putukas Oogon, viisaval! Ei no küll vaat üles! Lauda tantsijad ja kõik on veel platsil täna. Ja siit tuleb küll 7 aeg, siis esimesel nõudval. Vaatame siit 6,8 oli vist siin ees, 6,84 oli siin parim tulemus. Vaatame, kas selle nõudvaga ollakse sama sina sõber. Kui tooks tõsine hüppe, väike paus, aga ei, see paus läks vähe pikale ja viltu ka. Tundub, et vist Aga hüpe oli korralik. Siin ei saa öelda, et rikkus raja. Sellepärast see rada oli enne ka igat moodi sikerline sakiline ja ära küntnud juba, aga igatahes sellised teistsugused jäljeta sinna maha joonistud. samamoodi peab hüppest aga ilus sõit. Aga jõuab üles, aga veidi järsem mägi, veidi ägedam mägi, nagu me nägime, siis hüpekas on, kus tuleb rahulikult üle minna, siis ma ei taha lõhkuda. Nii et sõidame rahulikult ja vaatame, kaugele jõuame. Eesmärk on vähemalt 3/4 peale välja saada. auto on number 58, Raivo Monter. Rada vaba. Hästi hüppe ja hästi rahulikult, aga ja läheb üles ära. Ja läheb nii pehmelt. Ma ütleks nii, et see oli lihtsam kui alguses paistis või kui ma kartsin. Ja nüüd vajutati peale korralikult. Ja mul oli aken ka lahti. Toimisid ikka väga hästi praegu. Et teise ringiga võib julgemalt tulla. 76. Ei ole tulnud mitte midagi, väga lihtsalt, eks. Ja alt paistab küll, et on väga järsk, aga sõites ei olnud ka mitte midagi, et tegelikult väga okei. Väga nitsi vaug oli. Ja nüüd vajutati peale korralikult. Ja see toimis ikka väga hästi praegu. 7,76. Lapperdab ja jõuab. Ilusti üleval 2 ringi. Ilusa hooga läheb. Suzuki saab piitsa, nii et saab ja läheb ülesse. Aga tempo oli see. Opsti! Saab 7,38. Eks ta toodale sobinud ka, nii et äkki see sobib paremini. Bouncib samamoodi, aga no siit läheb üles ära. Vaba hooga siuke tunne oli, üks käigu välja enne lõpp. 7,93. Ja proovitakse autot mitte nagu bouncima lasta, et ilus sõit, väga ilus sõit. 8,79. Nii, kohe tuleb teine katse. Nüüd on Võigas hüppe oli. Nüüd on plaan
mitte hüpata, aga proovida natukene kiiremini. Eelmine aeg oli 10 sekundit midagi, äkki saab 9. No samamoodi nii vaikselt ja murevabalt, et no 9,98. Ütleme nii, et päris äge kogemus ikkagi jah, soovitan kõigile järgmised aastad tulla ja sõita. Ei ole siin hull midagi, kui alt paistab või ülevalt paistab. Tegelikult sõites on palju ägedam. Minul oli ka seekord julgust rohkem, sest mul oli kogemust rohkem. Olin juba ühe korra siit üles tulnud. Ma natuke välgasin neid lõpujõnkse, mis siia on sisse tekkinud, siis mõned on kinni jäänud ja siis natukene sügavamaks teinud preisinud, aga sain ilusti üle sealt, et lihtsalt võtsin ka roo maha. Ma arvan, et aeg tuli parem kui 10 sekundit, mis oli eelmine kord, 10 midagi. Aga ilmselt ei tulnud nii hea, et saada viimasele mäele. Aga selle kogemusega olen ma nüüd küll nii palju enesekindlam, et kui ma saangi viimasele mäele, siis ma julgen sinna minna. Muidu ma ei oleks julgenud sinna minna, sest siit alt vaates on see ikkagi päris hull. Aga tegelikult on kõik okidoki. müra teeb, tossu tagant välja ajab, järelikult liigub. 7,60. Nii, tehtud, et nagu ma arvasin, mina teisest või tähendab sinna finaalvooru ei pääse, et meie klassis ma ei jõudnud esimese 7 hulka, mis ei olnud oluline oli kogemus. Nüüd ma olen palju julgemaid kuskilt mägedest üles minna ja nüüd vaatame ära siis, kuidas teised veel seda viimast finaali võtavad. Mägi vaba. Ja Jaanus Kull saab siit stardiloa. See sõidab, aga kaevab ennast sinna sisse. Juhkralt läheb ja ei lähe. Keda algus on kõik jah, näed siit suht lihtne, nagu me nägime, et täiesti mitte millegi stardist ja sõidab suur auto üles välja. Suure klassi auto läks. Oli 15. Ei olnud seda jah. Liigutab üles välja! Läme. Läheb. Aga mis ajaga? Nüüd me peame hakkama aeguma. 6,36. Päris äge oli.